Tere hommikust. Sookurad laulavad. Päike tõuseb. Kell on 6:13. Augustikuine suvehommik. Ja esimene ots on tehtud. Üllatavalt palju pidin seda vikatit luiskama. Seda heinamaa serva ma siin tasandasin ennem mullaga ja üllatavalt palju kive oli ja ka mutimulla hunnikuid, nii et sai kõvasti küntud siin kivides ja mullas, nii et ja ongi kätte jõudnud lõpuks see hetk, mida ma ammu olen juba kartnud või mitte kartnud või arvanud, et see tuleb. Minu tutikas super-hüper hea Austria tera on jõudnud nüüd sinnamaani, mis tundub, et vajab pinnimist. Raske öelda, palju ma selle teraga niitnud olen. Ma arvan, et 2 sihukest ala kindlasti.
siis selle teraga olen ma käinud plaani heinaniitmisvõistlusel, siis selle teraga käisin ma Soomaa vikatimehe võistlusel. Ja olen veel niitnud siin-seal. Ja nüüd siin täna mul tundub, et ma põhimõtteliselt selle vaaluga siia lõppu ei jõua enam, et jube raske teritada, väga palju peab teritama luisuga ja siis saab selle tera küll teravaks, aga mõne tõmbe järel on see tera jälle nüri ja jälle tuleb teritada ja jälle üpriski palju, mitu tõmmet ühelt poolt, mitu teiselt poolt, et seda tera teravaks saada. Ja kui ma siit nüüd lähedalt vaatan, siis tegelikult siin see kannapoolne osa on tegelikult küll silmaga näha, et vajab kindlasti pinnimist, aga see otsapoolne tera on natukene näha veel, et on sellist õhemat lõikeala siin, mis on ka muidugi kulunud, aga näha on, et siit otsa poolt tegelikult ma olen seda tera vähem teritanud või siis nõrgemate tõmmetega ja siit kanna osast on ta rohkem kulunud. Aga tuleb see pinnimine ette võtta. Olen siin paar vene tera pinninud käeharjutuse mõttes, tegin sellest ühe video ka. Vene terad sain ma küll ilusti ära pinnitud ja õhukeseks, vähemalt mul endal tundus nii. Aga see Austria tera on kindlasti kõvem. Aga kirjade järgi ta ei ole nüüd selline kõva teras, mida ei ole võimalik vormida ja pinnida, et eks ta ole leitud siin selline hea tasakaal. Ma arvan, et võimalikult kõva ja võimalikult hästi vormitav. Nii et täna mul oli plaanis veel, et ma niidan ära selle vastukaare veel, kaks vaalu vähemalt. Ja tegelikult oli plaanis, et äkki isegi 3 vastukaarega vaalu teha. Aga tegelikult aitab küll, 1,5 tundi olen niitnud, et tegelikult selle ühe vastukaare oleks tahtnud ära teha, aga selle viimase vaalu lõpp oli niimoodi, et ma mõtlesin, et ma lõppu ei jõuagi, et põhimõtteliselt oli juba raiumine ja ma ei viitsinud enam teritada, sest selle luisutõmmet teritamise järel saab 2 tõmmet teha ja pikat on jälle nüri, nii et ehe näide sellest, et kui oluline on terav tera, et see on nagu ülioluline, sul võib olla ka Austria vikat ja meistrimehe tehtud lüsi siin järel, aga kui sul see tera on nüri ja pinnimata on, siis läheb ainult raiumiseks ja niitmisest saab sellise kogemuse, et selle vikati võib võssa visata. Nii et lähme siis pinnima ja vaatame, mis sellest asjast tuleb. Nagu ka väga kriitilise tähtsusega. Kuusepuust muidu on see tehtud. Okei, aga nüüd lähme asja põrevama osa juurde. Vaatame, mis sellest pinnimisest välja tuleb. Ausalt öeldes kergelt käsi väriseb, nagu ma juba enne mainisin. Ei julge eriti selle tera kallale minna, et kardan, et rikun siin midagi ära, aga mida ma siin ikka rikkuda saan. Hakkan vaikselt peale.